Tere tulemast Lõuna-Mulgimaa südamesse, Tõrva linna. Mida tähendas teine maailmasõda Tõrva linnale? Tähendas seda, et siin olnud 440 majast säilis kõigest 214. Aastal 2025 on Sõpruse pargi juures Pika ja Roosi tänava ristmikul taoline vaade. Kuid 1944. aasta hilissügisel maailmasõja järel avanes siin lausa kohutav vaatepilt. Kõik oli maha põlenud. Muide, Tõrva linna on nimetatud ka Tökatilinnaks ja Pigilinnaks ja aastal 1937 Pätsi ajal sai Tõrva linnast ametlikult ka suvituslinn. Siin on Tõrva südalinn, Tõrva ajalooline süda. Loomulikult sai see kesklinna piirkond teise maailmasõja sündmustes siin linnas epitsentriks. Tõrva linn on kujunenud ajalooliselt 3D ristumiskohas. Sealpool paikneb Viljandi tänav, siinpool Tartu tänav ning siiapoole suundub Valga tänav. Siin paikneb Tõrva üks sümbolitest, ajalooline maakividest kõrtsihoone. Tõrvast kujunes alev Eesti Vabariigi ajal aastal 1921 ning 2. juulil 1926 sai Tõrva linna õigused. Muide, 1920. aastatel arenes Tõrva väga jõudsalt ja toona oli Tõrva Eesti kõige kiiremini kasvav asula üleüldse ning 1940. aastaks oli Tõrva linnas juba üle 3000 elaniku. Aastal 1980 kirjutati Tõrva linna kohta välja antud brošüüris nõndamoodi. Umbes 100 aastat tagasi mühises praeguse Tõrva linna kohal põline okasmets. Keset seda suurt männi- ja kuusemetsa Valga, Pärnu ja Tartu maantee ristumiskohal seisis pikk maakividest kõrtsihoone, mis ümber ehitatuna on säilinud tänaseni. Otse kõrtsihoone tagant metsast tõusis päev läbi pakse suitsusambaid taeva poole. Seal ajas Tõnise nimeline mees kuuse- ja männikändudest Tõrva. Tõrva raekoja vastas paikneb ajalooline niinimetatud Tultsi veskihoone. Tegemist on Tõrva linna ühe vanema hoonega üleüldse. Muide, Tõrva veskile nime andnud Kristjan Tults tapeti kommunistide poolt juba Eesti vabadussõja ajal 1919. aasta jaanuaris. Aastavahetusel 1939 ja 40 moodustati Valgamaa omavalitsused ja nende omavalitsustega mindi siis vastu Nõukogude okupatsioonile, mis algas 40. aastal. Tõrva linnavanemaks sai Jaan Viks, abilinnapeaks Madis Reisenbuk. Madis Reisenbuk oli siis kauaaegne Tõrva gümnaasiumi direktor. 17. juuni 1940 okupeeris Nõukogude Liit Eesti ja juba samal päeval läbisid Nõukogude väed ka Tõrva linna ja Tõrva turuplatsil tegi pikema peatuse 3 Nõukogude tanki. Igal juhul punaväelased läbisid toona ka Tõrva keskväljakut või turuväljakut. Teatavasti okupeeris 17. juunil 1940 Punaarmee Eesti ja Tallinnasse saabus Stalini emissaar Andrei Štanov, et viia siin juunipöörel läbi. Tõrvas saadi Tallinna juunirevolutsioonist lähemalt teada alles 22. juunil 1940, kui Valgast jõudsid Tõrva esimesed punased ajalehed Rahva Hääl ja Kommunist. Nüüd läks ka Tõrva linnast lahti kibekähku juunipöörde kordusetendus. 23. juuni 1940 oli selleks päevaks, mil uute võimumeeste juhtimisel korraldati Tõrva linnas suur rongkäik ja miiting. Ametiasutustel ja mitmel südalinna suuremal majal lehvisid sinimustvalged lipud kõrvuti punalippudega. Mis siis 23. juunil 1940 Tõrva linnas täpsemalt toimus? Asjasse segati 2 tuntud Tõrva hoonet, Seltsimaja ehk Pritsimaja ning Raekoja hoone. Kella 10 paiku hommikul algas Pritsimaja ees tööliste rongkäik, mille ees kanti Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu lippe. Rongkäigu eesotsas sammusid kohalikud täitevkomitee tegelased ning samuti iseseisvusaegne Tõrva linnavanem ehk linnapea Jaan Viks. Rongkäik marssis siis Raekoja suunas ning Raekoja uksed avati tööliste esindajate nõudel. Seejärel läksid tööliste esindajad Raekoja torni, kus Internatsionaali saatel tõmmati vardasse punane lipp. Raekoja trepile ilmus linnavolinik Arkadi Käärik, kooliõpetaja, kes oli nüüd läinud uue võimuga kaasa ja ta pidas rahvale kõne. Ja Kääriku ettepanekul hüüdsid meeleavaldajad 3-kordse elaguhüüde Nõukogude Liidu juhtidele ning ka Punaarmeele ning hurraa hüüti ka Johannes Vares Barbaruse valitsusele.
Tõrva kesklinnas paikneb Kevade tänav. Vabariigi ajal tunti seda hoopis Turu tänava nime all ja kaadris paikneb Tõrva raekoja hoone. Loomulikult sai see hoone maailmasõja ajal mitme olulise sündmuse toimumispaigaks. Tõrva raekoda paikneb Kevade ehk Turu tänaval ja 1930. aastatel nimetati seesama Turu tänav koguni Konstantin Pätsi nimeliseks tänavaks. Enne seda, kui 1929. aastal kolis Raekotta linnavalitsus, oli samas majas olnud koolimaja ja seda koolimaja kutsuti Hans Lintsi koolimajaks. Hans Lintsi oli olnud siis Tõrva algkooli juhataja 1913–19 ja muide Hans Lintsi arreteeriti 14. juunil 1941 Rakveres ja ta suri 13. augustil 1941 Sverdlovski oblastis. Tõrva raekoda sai oma tänapäevase välimuse 1936. ja 37. aastal, mil see ehitati ümber. Oleme Sõpruse pargis, mille ääres on Sõpruse tänav. Teise maailmasõja ajal oli see hoopis Seltsi tänav ja tänapäeval on siin spordiväljak, kuid Teise maailmasõja aastatel paiknes siin võimas pritsimaja hoone. Tõrva kesklinnas 1930. aastate keskel on jäädvustatud toonane võimas pritsimaja hoone. Tõrva linna pritsimaja oli 2-korruseline ja selle teise korrusel oli suur saal. Seal oli üle 650 istekoha. Tõrva linnas hakkas uut elu ehitama kamp võimujanus asjamehi, punased lindid rinnas ringi sagimas ja ringi askeldamas. Ja Tõrva linna uute võimumeeste hulka kuulusid siis näiteks varguste eest karistatud ehitustööline August Iverson, tisler Johann Kaat, plekissepp Hans Kukk, algkooli juhataja Hugo Käomägi, hilisem parteisekretär, kooliõpetaja Arkadi Käärik, pärastine punane linnapea, tisler Aleksander Laanemäe, hilisem täitevkomitee sekretär, tisler Alfred Lebevool, varguste eest kinni istunud Arvo Roomäe, hambaarst David Sorkin ja tema abikaasa Maša Mimosa Sorkin ning samuti tisler August Zimmermann ja Zimmermannist sai hiljem täitevkomitee esimees. August Iverson oli pärast juunipööret uhke võimumees, ta ähvardas kõik ära saata ja kinnitas igaühele, kes küsisid talt tööd ja teenistust. Ei tule kõne allagi. Johann Kaat, kes varem uitas jõekaldaid pidi, oli nüüd uhke miilitsavolinik. Muide, August Iversoni enda tunnistuste järgi kuulunud tema gruppi, mis toimetanud Venemaalt üle Peipsi toodud raha 1936. aastast alates Pärnu doktor Johannes Vares Barbarusele. Juuli lõpus 27. juulil vabastati omal soovil ametist iseseisvusaegne Tõrva linnavanem Jaan Viks ja samuti ka abilinnapea Madis Reisenbuk. Üheks Tõrvat iseloomustavaks sümboliks on kindlasti 3,5 kilomeetri ulatuses linnast läbi voolav Õhne jõgi. Millest üldse tuleneb nimi Õhne jõgi? Tuleneb sõnast ahne ja asi oli selles, et Õhne jõgi nõudis omal ajal palju ohvreid. Jõgi oli väga ahne. Puieste tänavas paikneb Tõrva gümnaasiumi hoone. Oma osa oli sellel majal ka Teise maailmasõja sündmustikus. Kaadris nähtav tänav on Puieste tänav, mis Eesti Vabariigi aastatel kandis Vabaduse puieste nime. Pätsi ja Laidoneri autoritaarsel ajastul nimetati seesama tänav koguni Johann Laidoneri nimeliseks tänavaks. Tõrva gümnaasiumi vanaosa vastas paikneb tänapäeval Helme Tõrva vabadussõja võidusammas. Loomulikult on see algse koopia, sellepärast et kommunistid lõhkusid algse samba 1940. aastal. Vabadussõja samba koopia avati siinsamas 23. juunil 1990 ehk veel nõukogude ajal ja muide avamispidustustel osalesid veel ka 2 meest, kes olid ise osa võtnud Eesti vabadussõjast. Algne Tõrva vabadussõja sammas paiknes sealpool otse vaadates. Kui 1990. aastal Tõrva vabadussõja sammas taastati, siis otsustati seda algsesse kohta mitte panna, sellepärast et kaadris nähtav kooli katlamaja oleks selle vaate rikkunud. Tõrva gümnaasiumi pargis asunud vabadussõja mälestusmärk avati pidulikult 14. oktoobril 1928 ja see sammas oli ligi 5 meetrit kõrge. Alus oli siis circa 3 meetrit ning sõduri pronkskuju oli circa 2 meetrit.
Tõrva vabadussõja võidusamba avamise ajal oli Eesti Vabariigi riigivanem Jaan Tõnisson, kuid tema avamispidustustel ei osalenud. Kohal oli Tõnissoni valitsuse teede minister August Kerem, kes siis sambalt katte eemaldas. Ja muide, kommunistid arreteerisid sellesama Keremi 1941. aasta juunikuus ja ta lasti hiljem maha Sverdlovski oblastis. 20. septembril 1940 hargnesid Tõrva vabadussõja võidusamba juures vägagi traagilised sündmused. Nimelt, öösel tõmbasid kohalikud punategelased traktoriga pronkskuju sambalt maha, vedasid Õhne jõe kõrgele kaldale ja uputasid selle samba jõkke. Ausamba alus lammutati mõni päev hiljem, 22 ja 23 september. Kivimürakad veeti linnavalitsuse kuuri ja ausamba aset tasandati. Jõest oli näha sõduri käsi ja pea. 10 gümnaasiumi poissi ja 4 koolivilistlast said selle samba asukoha teada ning 24. septembri öösel sidusid köied ümber kuju ja siis peitsid selle kuju jõe kaldasse. Samal 24. septembri 1940 sõitsid ausamba lõhkumisel osalenud miilitsamehed, sealhulgas Kukk ja Iverson veoautoga Õhne jõe kaldale, et uputatud kuju jõest välja tõsta ja ümber sulatamisele saata. Nad ei leidnud kuju, kuigi kommunistid tükk aega torkisid ritvadega jõe põhja. Kohalik kommunist Iverson hakkas otsemaid korraldama juurdlust, saamaks teada, kuhu see ära uputatud vabadussõja võidusammas siis kadus. Läks mõni päev mööda ja 1. oktoobril 1940 lobises keegi asjaosalistest välja selle kuju ülesleidmise ja kaldasse peitmise loo ühele komnoorele. Komnoor teatas sellest miilitsale ning siis kohalikud kommunistid kaevasid selle kuju välja ja vedasid selle linnavalitsuse kuuri. Linnavalitsuse kuuris oli see kuju kuni sakslaste tulekuni. Tõrva Raekoja vahetus läheduses paikneb Männiku ja Metsatänava nurk. Teise maailmasõja aastatel oli siin linna puukuur. Pärast seda, kui kommunistid olid teehöövli abil Õhne jõest vabadussõja võidusamba pronksosa välja tõmmanud ja linnavalitsuse puukuuri viinud, siis käis rahvas puukuuri juures seda võidusammast vaatamas, sellepärast et kuuri pilude vahel oli mälestusmärgi kontuur hästi nähtav. Vabadussõja võidusamba mahavõtmise sündmuste ajal ilmus Tõrva linna kohale hariduse rahvakomissariaadi juhtivtöötaja Alice Habermann, kes süüdistas kooli õpilasi ja kooli nõukogude vastases tegevuses. Veel 1954. aastal nähti seda pronksist kuju Tõrva linnas, kuid siis veeti see pronksist kuju Valka metallivarumispunkti, kust see arvatavasti saadeti siis ümber sulatamisele. Jah, tõepoolest uskumatu lugu. Kommunistid uputasid siia Õhne jõkke Tõrva vabadussõja võidusamba. Muide, Tõrva linna rahvas kutsus vabadussõja võidusamba pronkskuju omavahel siis Jukuks või koguni piimapoisiks. Siin paikneb Tõrva Raekoja ümbruses linnapark. 1940. aastal, esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal, toimusid siin mitmed olulised sündmused. Muide, ühed punaste säilmed paiknesid koguni lihakaupmees Urbaniku aias ja see aed oli siis Turu tänaval ehk praegusel Kevade tänaval. Kohale tulid Tõrva miilitsad ning Tõrva arst Bergmann ja Bergmann pidi siis tunnistama, millised luud on inimese ja millised on looma omad. Tappis ju Urbanik oma aias loomi. 26. novembril 1940 ehk keset esimest Nõukogude okupatsiooni aastat sai Tõrva Pritsimaja taas ühe kärarikka kontsertmiitingu toimumise kohaks. Seal kontsertmiitingul kutsuti töölisi üles avastama klassisõja ohvrite peidetud haudu. Kiruti valget terrorit, valgeid timukaid ja Soome lihunikke, hüüti igavest needust mõrtsukatele. 1. detsembril 1940 jõuti Tõrva linnas siis sellise ürituseni nagu klassisõjas langenute ja valge terrori ohvrite ümbermatmine. Mõeldud oli siis neid punaseid, kes olid langenud vabadussõjas, võideldes Eesti rahvaväe vastu. Pritsimaja ehk rahvamaja saalis seisid rivis 30 kärts punaseks värvitud puusärki ja mu selja taga eemal paiknevasse linnaparki ühisauda need 30 punast puusärki ka maeti. Kostis Internatsionaal ja raksatasid aupaugud. Kalmule püstitati mälestusmärk
obelisk viisnurgaga ja muide Tõrvalinna rahvas teadis rääkida, et surnuluid jätkus vaid mõnesse üksikusse kirstu, teistesse topiti höövlilaastude vahele kive ja telliseid. 14. juunil 1941 Tõrvalinnast küüditatud inimeste arvud erinevad erinevates allikates. Üks versioon on selline, et küüditati linnast 41 inimest. Muide, 14. juunil 1941 Tõrvas kinni võetud inimesed, keda küüditati, paigutati algul Raekoja teisele korrusele. Ja muide, siia Raekoja hoonesse kokku kogutud küüditatud viidi hiljem edasi Puka raudteejaama. Kaadris on kaks suhteliselt sarnast hoonet Tõrva kesklinnas. Need ehitas 1920. keskel oma tütardele Hans Kits. Vasakpoolne maja kuulus Olga Partsile ja parempoolne teisele tütrele Anni Berenstrauchile. Kaadris nähtava Berenstrauchi maja pererahvale kujunes 14. juuni 1941 väga traagiliseks. Anni Berenstrauch küüditati 14. juunil 1941 Venemaale ja ta suri 1944. aastal Siberis ja tema mees Julius Alfred Berenstrauch arreteeriti samuti 14. juunil 1941 ning tema tapeti 17. juulil 1941 Sverdlovski oblastis ja küüditamise põhjusena oli toodud tegevus Kaitseliidus. Julius Berenstrauch oli osa võtnud nii esimesest maailmasõjast kui ka vabadussõjast. Ta oli olnud ka linnavolikogu liige, tegev Kaitseliidus ja seotud ka vabadussõjalaste liikumisega. 22. juuni 1941 Suur-Saksamaa kantsler Hitler ründab suurte jõududega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Algab suur sõda, mis lõppkokkuvõttes tähendas Tõrva jaoks seda, et pool linna lihtsalt hävines. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud tellinuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Tõrva kommunistlikud võimumehed ja üldse Tõrva elanikkond said suure sõja puhkemisest teada raadio vahendusel ja juba 1. juulist 1941 hakkasid Tõrva linna läbima Punaarmee üksused. 30. juuni 1941 ehk kõigest mõni päev pärast seda, kui oli alanud Nõukogude-Saksa sõda, tiirutas Tõrva kohal üks Saksa pommituslennuk ja heitis alla paarkümmend pommi. Mõni pomm kukkus alla ka Tõrva linna ümbruses olnud soos. Pommikildudest sai surma 2 inimest ning 1 sai haavata. Pommid lõhkusid Tõrva linnas 3 hoonet ja pärast õhurünnakut pages suur osa linna elanikest pakku ümbruskonna metsadesse ning aeg-ajalt käidi siis linnas vaatamas, mis siin sünnib. Sakslaste õhurünnak 30. juunil ajas kohalikud Tõrva punategelased lausa paanikasse. 2. juulil 1941 pagesid Tõrvast Valga poole linna täitevkomiteelased ja punaaktivistid. Miilits laskis Tõrvast jalga 4. juulil. Tõrvast pagesid siis näiteks ka Käärik ning Kõomägi. Siin paikneb Tartu tänava algus. Väga traagilised tagajärjed olid esimesel pommitamisel Pliki maja jaoks. See maja paiknes praeguse lasteaia hoone koha peal. Üks Saksa lennuki pomm kukkus Pliki majale ning see pomm tappis selle maja köögis ühe inimese ära ja ühel teisel naisel viis pomm jala otsast ära ja see naine suri verekaotuse tõttu. Tõrva sümbolid on kindlasti ka Riiska ja Vanamõisa järv. Ja kujutage ette, isegi kaadris nähtav Vanamõisa järv ei pääsenud teise maailmasõja õudustest. 30. juunil kukkus Saksa lennuki pomme siis lisaks Vanamõisa järvele veel ka näiteks gümnaasiumi parki. Ja kujutage ette, mis nüüd juhtuma hakkas. Siia Valga ja Metsatänava nurgale ajasid punaarmeelased püsti kahuritoru, mis pidi imiteerima õhutõrjekahurit. Väga salapärastel asjaoludel mõrvati 1. juuli öösel 1941 Helme majandusühisuse Tõrva harukaupluse ärijuht nimega N. Jaagusoo. Mis täpselt toimus, on jäänud selgusetuks tänapäevani. Üks versioon on selline, et Jaagusoo tapjaks oli 1940. ja 1941. aastal Tõrvast teeninud punaohvitser leitnant Smirnov. Smirnov nõudnud kauplusest 10 pudelit viina. Kaupluse äriteenija oli talle öelnud, et ta ei saa kehtivate määruste alusel
sellist kogust Smirnovile müüa ja ta kutsus kohale ärijuhi Jagusoo. Jagusoo ütles Smirnovile sama asja, et ta ei saa müüa rohkem kui ainult ühe pudeli. Hiljem leiti Jagusoo laip kraavi kaldalt. See, aga mis täpsemalt toimus, on jäänud selgusetuks. See võib olla ikkagi kuulujutt, et Smirnov tappis Jagusoo viinapudelite pärast. 4. juuli 1941 oli olukord Tõrva linnas selline, et telefoniühendus Valga linnaga oli katkenud ning õhust tiirlesid Saksa lennukid ja olukord oli väga pinev. Segaduste aeg Tõrva linnas juuli algul 1941 üha suurenes ja suurenes. Näiteks 6. juulil 1941 peatus Tõrva linnas Läti miilitsate ja punategelaste killavoor. Lätlaste jõugud rüüstasid Tõrva kauplusi ja panid peale lõunat Tõrvast pagedes põlema Helme majandusühisuse peakaupluse kaubalao. Rahvas kustutas aga selle põlengu kiirelt. 6. juuli 1941 algas Tõrva linnas Läti vabatahtlike hävituspolgu formeerimine ning selle polgu staap asus koguni Tõrva gümnaasiumi hoones. 7. juulil 1941 arenesid siin Tõrva Raekoja juures seoses Eesti lipu heiskamisega Raekoja torni vägagi traagilised sündmused. Kommunistid tapsid siin 2 Eesti meest. Pärast seda, kui kohalikud punased olid Tõrva linnast pagenud, siis 7. juulil 1941 Tõrva partisan Eugen Richard Jürisson, talunik Voldemar Rull ning samuti ka Susi läksid Raekotta, heiskasid seal sinimustvalgel lipu. Raekoja juurde sõitis ootamatult veoauto enamlastega ning Jürisson ja Rull lasti seal samas maha. Susi pääses aga pakku. Lipp tulistati Vardast enamlaste poolt alla. Rull langes enamlaste kuulidest juba Raekoja nurga juures, kuid Jürisson suutis algul saada pagema ja jõudis peaaegu välja Tõrva veskini, kuid siis tabas tedagi surmav lask. Rulli ja Jürissoni tapsid riikliku julgeoleku rahvakomissariaadi ülema asetäitja Aleksejev ja julgeolekumehed Romanov ja Eduard Raestik. Sama mõrvarite jõuk oli toime pannud metsiku veretöö ka 5. juuli õhtul Helme riigimõisas. Raekoja kõrval olev mälestuskivi mõrva ohvritele avati juba nõukogude ajal 26. novembril 1989. Tõrva Raekoja ees platsil on mälestuskivi, mis on pühendatud 1941. aasta juulikuus Tõrvas toimunud veristele sündmustele. Näeme siin nimesid Voldemar Rull ja Richard Jürisson, kes tapeti sellepärast kommunistide poolt, et nad heiskasid Raekoja tippu sinimustvalge lipu ja siin on ka N. Jagusoo nimi, kes tapeti ilmselt sellepärast, et ta ei müünud leitnant Smirnovile 10 pudelit viina. Samal 7. juulil, kui 2 Eesti meest Raekoja juures tapeti, õhtul kell 8 ilmusid taas Tõrva kohale Saksa lennukid. Pommid lõhkesid sedakorda linna lähikonnas ning ohvreid ei olnud ja samal 7. juulil läbisid Tõrva linna viimased punaväärriismed. 8. juulil 1941 pärast seda, kui enamlased olid Tõrva linnast pagenud, asus tegevusse Tõrva oma kaitse ja Raekoja tippu heisati taas sinimustvalgel lipp. 10. juulil alustas tegevust uus linnavalitsus eesotsas endise linnapea Viksiga ning 10. juuli 1941 on selleks päevaks, mil esimesed sakslased, 2 veoautotäit Saksa sõdureid jõudsid Tõrva linna kohale. Kogunenud rahva hulk tervitas sakslasi südamlikult. 1943. aastal võtsid sakslased Tõrva gümnaasiumi saali enda kätte ja kasutasid seda laona ja 1944. aasta kevadtalvel võeti ära kogu koolimaja. Hoonesse tehti Saksa sõjaväe latsaret. Tõrva gümnaasiumi hoone ehitati 1920. aastate algul eeskätt Madis Reisenbuki algatusel, ta oli legendaarne tõrvalane ning ka gümnaasiumi pikaaegne direktor. Koolihoone ehitamiseks pangad laenu ei tahtnud anda. Kui üks õpetaja käis Tartu pangahärradelt laenu küsimas, sai ta ülbe vastuse. Mis see siis olgu? Iga küla tahab omale gümnaasiumi. Mina käisin omal ajal koolis 70 kilomeetri kaugusel. Saksa okupatsiooniaegse eluolu kohta Tõrva linnas võib öelda seda, et sisse oli viidud toiduainete kaardisüsteem. Inimesed näiteks võisid omaenda tarbeks sigu pidada, kuid kui siga tapeti, siis seanahk
tuli anda Hitleri juhitavale Saksa riigile. Seepärast hakkasid Tõrva linna elanikud sigu tapma lausa salaja. Et siga ei karjuks või et tema karjumist ei oleks kuulda, pandi seale tapmise all suhu pulk. 1944. aasta septembri keskel oli Tõrva linnas täielik sündmuste tohuvapohu. 17. septembril 1944 alustasid sakslased Tõrva linna mahapõletamist. 440 majast põles ära 226, alles jäi kõigest 214. Sakslased valasid majad bensiiniga üle ja süütasid põlema. Tuli kandus ka naabermajadele. Õnneks algas 17. septembri õhtupoolikul vihmasadu ja see vihmasadu kustutas nii mõnegi tulekolde. Põles enamik Tartu ja pool Valga tänava majadest. Suurt kahju tegid toona linnale ka lennukite pommid, kahurite ja miinipildujate mürsud. Juba 44. aasta suve lõpus hakkasid Tõrva linnas arenema traagilised sündmused ning 27. augustil 1944 käis linnapea Viks mööda linna ja palus elanikel maale peitu suunduda. Põletajad jõudsid Viljandi tänaval välja õpetaja Jüri Hanssoni majani ja sealt majast tuli välja üks vanamees, kes oskas saksa keelt ja hakkas põletajatele rääkima nõndamoodi. Mis te pojakesed teete? Need majad ei ole kommunistide majad. Siin elavad käsitöölised, töölised, vaesed inimesed. Sakslased jäid kuulama, lõid käega ja lahkusid. Tänavatel oli põletamise ajal mitmel pool laipu, mõnes keldris põlesid inimesed sisse. Siit pildilt ilmneb hästi, kui palju on näiteks gümnaasiumi juures olev Puiestee tänav muutunud võrreldes Teise maailmasõja aastatega. Kaadris nähtud maja asemel paikneb tänapäeval hoopis Puiestee tänav 2 korterhoone. Oleme Tartu tänaval vaatega Puiestee tänava poole. Siin minu vasakul käel oli veel Teise maailmasõja aastatel hoone, kus elas ja töötas Tõrva notar Karl Heinrich Perandi. Tõrva linna notar Karl Heinrich Perandi arreteeriti 14. juunil 1941 ning ta lasti maha 4. mail 1942 Sverdlovski oblastis. Muide, Perandi vanaisa oli ärkamise ajal väga tuntud Eesti ühiskonnategelane ja kirjamees Aado Reinvald, kes oli Karl Robert Jakobsoni aatekaaslane ning kirjutas muuseas ka laulu Mats alati on tubli mees. Siin paikneb Tartu ja Aida tänava ristmik. Veel Teise maailmasõja aastatel paiknes seal magasiait ja see andis Aida tänavale ka oma nime. Magasiaidast natukene kesklinna poole kaadris nähtava hoone asemel oli veel maailmasõja aastatel hobupostijaama hoone. Teine maailmasõda sai saatuslikuks ka sellele hoonele. Hobupostijaama hoone oli Tõrva linna ehitatud 1889. aastal. Eesti Vabariigi ajal hobupostijaama tegevus lõpetati ja sellest majast kujunes hoopis kohtumaja. Tartu ja Kase tänava nurgal, seal suunas, paiknes veel maailmasõja päevil Helme valla vaeste maja. Ja kujutage ette, ka vaeste maja põles maha. Valga tänaval paikneb Tõrva linna üks sümbolitest, kirik Kammersaal. Teise maailmasõja ajal toimusid siin vägagi traagilised sündmused. Tõrva õigeusu kirik oli ehitatud aastatel 1903 kuni 1904 ja 1905. aastal pühitseti see sisse. Septembris 1944 sai kiriku katus ja kellatorn mitmeid mürsutabamusi, mille tagajärjel paari kuu möödumisel kukkus kellatorn kiriku katust lõhkudes alla. Ja nõukogude ajal oli siis õigeusu kirikus sellised asjad nagu kooperatiivi lina- ja tsemendiladu ning näiteks ka piimakombinaadi jääkelder ja seal majas on olnud ka võimla. Õigeusu kiriku kõrged aknad purunesid mürskude lõhkemisest või siis kirikusse visatud granaadist. Andmed on erinevad. Möödusid aastakümned. Tõrva õigeusu kirik üha lagunes ja lagunes. Tõrva ajaloost kirjutatud raamatutes on kirjas, et 1970. aastatel elanud selles samas lagunevas kirikuhoones keegi veidrikust naljamees, kes käredal pakasepäeval löönud kiriku uksed lahti ja öelnud ümberkaudsetele inimestele, et tema tuulutab oma elamist. 1944. aasta sügisel ränki purustusi saanud õigeusu kirik, tänane kirik Kammersaal, nägi 1944. aasta lõpus välja taoline. Siit on näha suuri kahjustusi saanud kiriku kellatorn, mis õige pea pärast pildi tegemist kukkus alla katusele.
Tõrva kirik Kammersaari kõrval paikneb vana koolimaja hoone, mis ümberehitatud kujul on säilinud tänapäevani. Eesti Vabariigi aastatel tegutses siin Patküla valla algkool. Muide, Patküla koolimaa katusel olevat 1943. aastal olnud õhuvaatluspunkt. Sel ajal, kui kahurimürsud tabasid Tõrva õigeusu kirikut, sai mürsukildudest tugevasti kannatada ka Patküla koolimaja ise. Ka Tõrva raekoja hoone sai 44. aasta septembri põrgulikel päevadel kahjustada. Hävis selle saali osa. Hiljem nõukogude ajal see saali osa ehitati enam-vähem samal kujul üles. Mis seal saali osa hävingul täpsemalt toimus, on jäänud selgusetuks. Mõnes allikas on kirjas, et saali osa sai pommitabamuse, mõnes on aga kirjas, et sai granaaditabamuse. Vaatame Tartu tänava algust sellelt poolelt. Berenstrauchi maja kõrval olev ala oli 1930. aastate lõpuni täiesti hoonestamata. Siis ehitati siia 2 moodsat hoonet. Vasakul pool olev hoone kuulus Bergmanile, see oli apteegihoone, ning parempoolne hoone oli vendade Tautside ärihoone. Tõrva keskväljakult saab alguse linna üks peatänavatest, Tartu tänav. Loomulikult sai see tänav maailmasõja ajal kohutavaid purustusi. Kaadris nähtav hoone on Tõrva linna üks sümbolitest. 1939 avatud Tõrva ühispanga hoone. Kaadris nähtava Tõrva ühispanga hoone kõrval vasakul pool olid maailmasõja ajal veel 2 hoonet, mis maha põlesid. Panga kõrval vasakul kohe oli Gustav Karro maja ja sellest omakorda vasakul Wilhelm Bergmanni maja. Alles 1939. aasta lõpus avatud Tõrva ühispanga hoone põles samuti 1944. aastal seest tühjaks, nagu siit pildilt hästi on näha. Siit pildilt nähtub hästi Hotell Centrali olukord 1944. aasta lõpus. Maja on seest tühjaks põlenud. Jah, tõepoolest, tühjaks põles seest nii vendade Tautside ärihoone koos hotelliga Central kui ka Tõrva ühispanga hoone. Keskväljakult saab alguse Tõrva linna üks tähtsamaid tänavaid, Valga tänav, mis sai maailmasõja käigus kohutavaid kannatusi. Valga tänava alguses kaadris paikneb Tõrva linna üks sümboleid, Aado Aaviku ärimaja. Sellest majast mõni maja edasi paiknes madal puithoone, kus tegutses Tõrva postkontor. Kogu kaadris nähtav ala põles maailmasõja käigus maha. Siin pildil on hästi näha, millises kohutavas olukorras oli Valga tänava algus 1944. aasta sügisel. Siin on suuri kahjustusi saanud Aaviku maja. Majad siit edasi on kõik ära põlenud, sealhulgas ka postkontor. Mu selja taha jääb Valga tänava algus teisest küljest. 1953. aasta 1. septembril avati siin stalinistliku stiilis kinohoone. Siin olid varem olnud puithooned, mis põlesid maailmasõja käigus maani maha. Kaadris paikneb Tõrva kesklinna üks tuntumaid hooneid, Helme ühispanga hoone. Lisaks pangale tegutses selles majas vabariigi aastate lõpul ka veel Helme majandusühisuse koloniaalkauplus. Kaadris paikneb Tõrva keskväljaku üks tuntumaid hooneid, niinimetatud Tavitse maja. 1944. aasta septembris põles ka Tavitse maja seest tühjaks. Siit pildilt on näha Pritsimaja varemed 1944. aasta lõpul. Siin on Valga tänav ja näha on sealpool Kitse tänav. 1944. aasta septembris oli Kitse tänaval häving totaalne, seal lõõmasid suured tuleleegid. Kitse tänavat 1944. aastal tabanud häving on näha sellelt pildilt. Pilt on tehtud 1944. aasta lõpus. Viljandi tänava alguses üle Õhne jõe paikneb Kivisild. Loomulikult oli Kivisild siin ka teise maailmasõja aastatel, kuid toonane sild ei ole säilinud. See hävines 1944. aastal. 1944. aasta 19. septembri hommikul jõudsid Punaarmee üksused Tõrva linna ja algas teine Nõukogude okupatsioon. 1944. aasta hilissügisel, kui Tõrva linnas okupandid vahetusid, siis kardeti hirmsasti, et taganevad sakslased on Tõrva gümnaasiumi hoone mineerinud. Miine seal loomulikult ei olnud, kuid kuni see kõik lõpuks selgeks sai, siis selle ajaga oli külm löönud koolimaa radiaatorid lõhki. Tõrva kesklinnas seest tühjaks põlenud suured uhked kivimajad Nõukogude ajal taastati, põhiliselt siis 1950. aastatel. Nii palju siis teise maailmasõja sündmustest Tõrva linnas.